Kui kaup on ostudokumendiga sisse tulnud, siis juhul, kui hankija saadab krediitarve ja mingisugune probleem selle kaubaga, siis vormistatakse ostutagastus. Avatakse ostuarvete alt vastav dokument, võetakse ta ette ja F4 alt on võimalik minna koostama tagastust. Tagastusel on kogused miinusmärgiga, vajadusel muudetakse koguseid, eemaldatakse ridu või muudetakse dokumendile endale trükitavat hinda, kirjutades selle hinna üle ja edasi dokument salvestamisel lihtsalt ei kao enam ära. Vajadusel saab talle ka veel lisada kõiki muid näitajaid või muuta neid. Kinnitades saab see dokument registrinumbri ja kaup liigub laost välja ning summa tekib siis ka, kui palju on vaja siis hankijale kokku vähem maksta. Ja ka antud dokumenti saab saata e-postiga, trükkida. Trükkides näeb ta siis ilma hindadeta taoline välja. Vastavalt hindadega trükkides jällegi selline, vastavalt vajadusele. Ja sellega ongi ostutagastus tehtud. Nüüd, kui minnakse ostutagastust tegema lihtsalt F3-ga uut dokumenti avades ja valides siit dokumendi liigiks ostutagastust ning otsides teatud tooteid, siis tuleb arvestada, et vaikimisi see kogus on plussiga, selle koguse ette peab panema miinuse. Ja kindlasti ei tohi seda miinust panna lihtsalt hinna ette, et vahet pole, et summa tuleb ikka miinusega, sest sellisel juhul nende hindadega tekib probleem.